Tikkimist puudutavatest küsimustest on kõige rohkem küsitud seda küsimust, et kuidas nende helmeste ja pärlitega ikka tikkida. Ja ma hea meelega jagan teiega oma kogemusi ja ma näitan teile täna väga omapärast moodust, kuidas tikkida helmestega. Ma nimetan seda idamaiseks või selliseks ussjaks tikandiks, sellepärast et ma olen näinud seda ainult idamaistel kostüümidel. See tikand on väga ilus, selline looklev, meenutab sellist põimitud nööri natukene ja minu meelest on sellega hästi mugav tikkida selliseid suuri ornamente, konkreetseid jooni, näiteks taimede varsi, lehti, aga sellega sobib ka ääristada näiteks seeliku või kleidi alumist äärt, varrukate otsi, dekolteed ääristada. Võimalusi selle kasutamiseks on väga palju. Ja ekraanil te näete siis ühte valmis tikandit, mis on küll tantsukostüüm ja tehtud säravate klaashelmestega, kes nimetab neid toruhelmesteks, kes nimetab neid pulgakujulisteks või terahelmesteks. Näitan ma teile seda tikandit aga täiesti tavalise seemnehelmestega. Ma panen kaamera natuke teise asendisse ja siis alustame. Alustan ma sellest, et ma räägin, kuidas ja millega ma tikin. Et kangas on mul täiesti tavaline. Hetkel on ta mul tikkimisraami peal lihtsalt sellepärast, et ma saaksin filmida. Kui ma ei filmiks, siis ma tikin teda laua peal, käte vahel. Üldse sellega mingit probleeme ei teki. Siis kasutan ma täiesti tavalist õmblusniiti. Muidugi on olemas spetsiaalsed mononiidid, on hästi tugevad helmeniidid, pärliniidid. Mul on need absoluutselt kõik olemas kodus, aga selle tikandi puhul on hästi oluline see, et see auk, mis siin helme sees on, oleks võimalikult tihedalt täidetud niidiga. Miks? Sellepärast, et ainult siis jääb ta hästi selline ühtlane tikand, et kui võtta näiteks 1- või 2-kordne niit, siis iga helmes jääb nii-öelda vaatama enda suunda kuhugi niimoodi lipa-loppa ja ilusat sellist põimingut sinna ei teki. Et sellepärast siis ma kasutan täiesti tavalist 4-kordset niiti ja kasutan ma sellist spetsiaalset tikkimisnõela, mis on hästi peenikene, hästi väikese siin peaga ja osad helmenõelad on hästi pikad, aga võt sellise kanga peale tikkimiseks mulle need pikad ei meeldi. 2 niiti korraga viin nõela silmast läbi, ma tean, et see on keeruline ülesanne, aga sellega saab hakkama ja lõppu teen täiesti tavalise sõlme. Nii et nüüd võime siis alustada. Ja siis helmed, kasutama selliseid seemnehelmeid ja nagu siit lugeda saab, siis see on suurus number 11, nii et päris väikesed helmed on need. Ja selle tikandi puhul on hästi oluline see, et oleks ette joonistatud see rada, kuidas meie muster jookseb. Sellepärast, et iga piste algus ja piste lõpp peab algama ja lõppema täpselt selle raja pealt. Kui seda ette ei joonista, siis juhtub selline asi, et ei teki lõpuks sellist põimingut, vaid need read kippuvad minema sellisteks paralleelseteks diagonaalideks, mis lihtsalt on niimoodi üksteise kõrval. Aga meie tahame saada siis sellist ussjat tikandit. Ja ma kõigepealt võtan siis ja joonistan ette ühe sirge, mida mööda ma tikkima hakkan. Loomulikult ma ei joonista pastapliiatsiga, kui päris tööga tegemist on. Kuigi ma pean ütlema, et kui korralikult tikkida, siis see joon sealt alt ei jää näha. Ja alustan ma sellega siis, et töö tagant toon ma siia töö peale niidi. Ja nüüd ma võtan siia endale nõela peale 5 helmest. Ja esimese sammu teen ma sellise, et ma lihtsalt panen siia joone peale need helmed ja pistan siis täpselt sealt, kus need helmed lõppevad selle joone pealt niiditöö taha. Ja nüüd tuleb hästi oluline osa. Järgmise sammu ma teen nii-öelda tagasi. Ma lükkan natukene need helmed eest ära ja poole pealt või natukene vähem siit. Ja täpselt selle joone peale panen ma nõela ja toon töö ette ja võtan järgmised 5 helmest. Nii. Ja nüüd on juba näha, et kuna ta on täpselt sama selle raja peal, siis ta hakkab lükkama neid eelmisi helmeid nii-öelda kõrvale siit rajalt. Ja nüüd ma teen niimoodi, et ma panen nad siia üksteise vastu ja täpselt selle
ette joonistatud raja peale, pistan nõela sealt sisse ja viin töö taha. Ja nüüd oleks hea, kui ma natuke lükkan ta eest ära, näete järgmise, pean tagasi tulema, et ma toon tagasi ta võimalikult siia eelmise rea juurde. Näete siit. Võtan järgmised 5 helmest. Ja viin siia töö taha jälle. Nüüd see vahemaa, mis siin on, kui palju ma edasi panen, et see muutub varsti selliseks silma järgi vaadatavaks. Et selle karjub ära, näete siit, kust eelmine lõppes, üle-eelmine siis jah. Ma torkan ta töö peale, aga ma pean ta siit poolt välja tooma. See on hästi oluline, et ma toon ta kogu ühelt poolt välja. Siit on ta välja. Näete, juba tekib meil selline ussike siia peale. Ma panen helmeid juurde. Ja kui niimoodi õigesti teha, siis meil ongi selline väike keerdusspiraal siia tekkinud. Nüüd, mis ma siis tegin, et ma toon töö peale ja ma tulen alati välja, ma tõstan need helmed vasakule sellest nõelast. Mul tekib selline alati ühelt poolt. Nii, nüüd ma olen mõnda aega tikkinud ja ma näitan, kuidas seda tikandit natukene huvitavamaks teha. Mis ma nüüd teen? Ma teen sellise asja, et ma võtan 2 tavalist väikest helmest, keskmise võtan natukene suurema ja teist värvi helme ja siis võtan jälle 2 tavalist. Ja tikin täpselt samamoodi ja nüüd ma saan sellise jällegi natuke teistmoodi ja väga huvitava rea siia peale. Näete, niimoodi. Ja kui te hoolikalt vaatate, siis ma näitan natuke lähemalt ka kindlasti pärast, et ega eriti seda joont, mis me siia maa joonistasime, näha ei jää. Nüüd sellega on nüüd lihtne, aga järgmisena vaatame, kui meil on tegemist ja on vaja tikkida sellist lehte. Et miks see natuke raskem on see, et siin on nüüd sellised kurvid ja nüüd peab natukene mõtlema ja vaatame koos, kuidas me saame sellist asja tikkida. Nii, vaatame nüüd, kuidas seda kurvi tikkida. Kui meil on see nii-öelda joon kaldega paremale, siis ma tikin täpselt nii, nagu ma seni tikkisin sirget joont. See tähendab, et ma toon tööpinnale niidi, võtan oma 5 helmest, panen töö peale. Kõigepealt esimese ma teen siis sirgena täpselt niimoodi. Ja ma toon ta välja sellest eelnevast siis nii-öelda paremalt. Ja jälgin, et ta täpselt selle rea peale läheb. Ja umbes keskelt. Panen jälle siit sisse ja toon paremalt välja ta. Ütleme see samm, mis ma siia edasi teen, astun. Ma teen ta natukene lühema, kui ma tegin tavaliselt. Võt see samm nüüd. Jällegi see on katsetamise küsimus. Ja nagu te näete, tasapisi võtab tikand oma õige kuju, et iga järgmine samm, mis ma teen, lükkab selle eelmise oma õigele kohale. Ja tikand järgib täpselt neid looklevaid jooni, mis ma olen ette joonistanud. Nii, ja mulle tundub see, et ma tahaks seda viimast natukene pikemaks teha, siis ma panen mitte 5 helmest siia, vaid panen näiteks 6. Ja nüüd tuleb selline reegel, et kui ma tikin enda poolt eemale ja kurv läheb paremale, siis ma toon nõela alati helmestest paremalt välja.
nii nagu selle lehe puhul oli näha. Kui ma tikin enda poolt eemale ja see kõverjoon kurv läheb vasakule, siis ma toon nõela alati välja helmestest vasakult poolt. Kui ma nüüd tükin kaugemalt enda poole, siis on täpselt vastupidi. Kui nüüd läks segamini, siis mõelge niimoodi. Teil on kõverjoon, te panete esimesed helmed paika, nad jäävad sirgelt. Nüüd te toote nõela töö peale ja te peate sealt helmeste alt selle nõela läbi tooma, mis lükkab siis need olemasolevad helmed sinna kaardu õigesse kohta. Ja vaadake, kas te tegite seda tuues paremalt poolt või vasakult poolt. Kui on selline tikand, kus on näiteks see leht, mis ma tikkisin, et algul läheb paremale, aga natukene siis lõpus keerab vasakule, siis ma nagu tikin kogu aeg ühtemoodi ära ja sellest midagi hullu ei juhtu. Aga kui mul on näiteks selline suur S-täht juba, siis ma teen küll niimoodi, et algul ühelt poolt ja siis kuskilt seal poole pealt vaatan, et hakkan tooma nõela välja teiselt poolt. Mis juhtub, kui ma ei tee seda vahetust? Aga juhtub see, et sellisel juhul ma ei saa sellist ussjat, sellist spiraalset tikandit, vaid ma saan paralleelsed read, mis diagonaalselt niimoodi üksteise kõrval asetsevad. Aga meie tänane eesmärk oli just saada nagu selline keerutatud nööri efekt. Et selle efekti saavutamiseks peab seda reeglit järgima. Ja katsetage ka seda, mitme helmega te seda teete, sellepärast, et 5-7 on selline optimaalne arv. Et vähem või rohkem, siis ta ei pruugi enam nii ilus jääda. Ma loodan, et mingil hetkel tänavapildis ma kohtan mingid riietuses, et kus on kasutatud just sellist tikandit ja head tikkimist teile ja kohtume järgmises videos.